What's up? Täna ma näitan teile, mida ma söön, millised näevad välja minu toidukorrad ja räägin ka, kuidas mu selle aasta dieet eelmise aasta dieedist eristub. Aga ma mõtlesin, ma alustan sellega, et ma eile tegin Instagramis ühe postituse, kus ma siis postituse pealkiri oli, et how you do anything is how you do everything. Ja mida ma selle all mõtlesin siis. Ühesõnaga, kõik asjad meie elus justkui on ühendatud. Ehk siis, kui sa ei pinguta trennis, siis suure tõenäosusega sa ei pinguta ka tööl. Kui sa ei tee hommikuti enda voodit ära, siis suure tõenäosusega sa ei pese enda järelt nõusid. Sa ei korista enda järelt ja need näitavad, missugune inimene sa oled. Kui sa ei pingutagi selliste väikeste asjadega oma elus, siis näiteks kui mul oleks mingi suur ettevõte, siis ma ei võtaks sind endale tööle. Siis ma tean, kui sa juba nendega hakkama ei saa, siis sa ei viitsi tööl ka pingutada. Ja kui on näiteks selline inimene, kes teeb ühte asja üli hästi, kõige paremini, aga kõik muud asjad ta elus on pilla-palla laiali, tal ei ole sõpru, ta tervis on halb, ta ei saa, ma tea, kodus hakkama, mis iganes. Siis tegelikult, kui ta saaks need asjad ka oma elus ilusti paika, siis see üks asi, millest ta enda arvates oli nagu väga hea, siis nüüd ta oleks selles väga hea. Sellepärast kõik need asjad on ühendatud, need mängivad suurt rolli. Ma loodan, et saite mu pointist aru, ehk siis how you do anything is how you do everything. Ma olen seda kardiot ka siin niimoodi teinud, et 30 minutit teeb lihtsalt kuidagi ära. Aga see mindset hakkab sul siin kõrva taga väikselt jutustama, et davai, pane poogu juurde ja teeb korralikult lõpuni. Nii, first meal ja te juba teate, nagu ikka, iga hommik algab French toastiga, täna maasikatega ja väike diet hack. French toast on juba iseenesest nagu väga hea, eks. Ja kui siia natukene veel jäätist peale panna, siis see on nagu kõige parem asi üldse. Tsipakene heilot, couple strawberries. Every time. Kell hakkab vahepeal 1 saama ja nüüd on aeg teiseks miiliks. Samal ajal ma teen enda 3. ja 4. miili ka valmis. Aga teiseks on siis omlett juurviljadest. Siin on pool suvikõrvitsat, pool suurt sibulat, natuke küüslauku ja mushrooms. Siia läheb täpselt see sama, aga omletile siis ma lisan 100 grammi munavalget ja siis 2 tervet muna. Ja siia sisse läheb 300 grammi delikatess hakkliha ja kõrvale täna tuleb siis, täna teen bataati. Vahest riisi ma ei söö peaaegu mitte kunagi. Tänast kas ma lihtsalt söön leiba sinna kõrvale või siis bataat või siis on mingi muu karpsorst, näiteks teen putru sinna kõrvale. Ja miil number 2, selline omlett siis, 2 leiba läbi tösteri ja siis tomatit või kurki või midagi kõrvale, mis parasjagu on. Täna treenipäeva ei ole, siis tavaliselt see miil oleks kas riisipuder või mingi puder koos mingi puuviljaga midagi sellist. Kuna täna treenipäev ei ole, siis ma tavaliselt teen omleti endale teiseks miiliks. Ja trikk peitub selles, et see munavalge või kollane siin jääks vedel, nii nagu ta praegu siin ongi. Oh yeah! Kell on vahepeal 3 saanud ja 3. söögikorra aeg. Siis nagu enne valmistatud kanahakkliha koos nende suvikõrvitsa, sibula, küüslaugu ja tomatipastaga. Kõrvale bataadifriikad ja kuuma fritüüris tehtud brokoliini. Söön selle ära ja siis ma liigun saali trenne andma. Ja siis ma peaks jõudma veel pool tundi kardiot teha, venitada, foamrollida ja siis on aeg 4. miiliks. Jõudsin saalist vahepeal tagasi, kell on 8:30
ja 4. miiliks on täpselt sama, mis oli 3. miiliks, ehk siis hakkliha pläust, 200 grammi brokoliinit ja 200 grammi sweet potato't. Ja nüüd mul on mingi tonn kalorit veel õhtusöögiks sinna süüa. Ma ei teagi, mida täna teha. Tavaliselt ongi mul kalorid rohkem päeva peale ära söödud ja õhtul on natukene vähem. Aga nüüd on nagu 1000. Ma ei teagi, mis ma sellega endale ette võtan. Midagi head võiks teha. 4. miil sai täpselt 4 minutiga läbi ja siis mõtlesin, mida võiks teha. Ja otsustasin teha endale oatse. Ülisimpel. Selle piimaga 100 grammi kiirkaera helbeid, piima, kookospiima siis ja natuke vett mikrokasse 3-4 minutit ja magusainena on sellised stevia dropsid. Nixi asjad on suht sitad, ütleme nii, ei soovita neid. Maiproteiini omad on palju paremad. Ja väike banaan siia otsa. Ja peale seda on mul veel 500 kalorit süüa. Nii et it's gonna be a fun night. Saab süüa normaalselt. Nii kaua, kuni mul see pudru jahtub, siis ma räägin, kuidas mul selle aasta dieet eelmise aasta dieedist eristub. Siis see aasta, kuna varem ma olen hoidnud enda valgud palju kõrgemal, 250-300 isegi võib-olla rohkem päevas, siis nüüd ma söön ainult kuni 200, isegi mõni päeva vähem. Karbsid on palju kõrgemal ja fatsid on ka selline moderate, mitte väga kõrgel, aga ei ole väga madalal ka. Ja ma tunnen siiamaani on see palju paremini toiminud. Mul ei ole mingeid isusid, ma saan kõhu normaalselt täis, mul on energiat, mul on trennis, pump on hea, uni on hea, kõik nagu toimib palju paremini. Ja miks ma seekord otsustasin sellist asja proovida, oli see, kui ma ühes podcastis kuulsin, et ühesõnaga, kui su keha saab piisavalt valku, et kõik see taastumisprotsess ja kõik see nagu hästi toimiks, siis see ülejäänud valk ei pane sind kiiremini kasvama, paremini taastuma või ei aita sind nagu kuidagi kaasa. Aga just need süsivesikud, mis annavad sulle seda energiat, et see taastumisprotsess toimuks kiiremini, et sul trennid oleksid paremad ja et sa võib-olla üleüldiselt ka ennast paremini tunneksid, siis just need lisasüsivesikud tulevad palju rohkem kasuks kui need lisavalgud. Muidugi see kõik muutub siis, kui sa teed võistluspreppi ja kui sa hakkad jõudma sinna võistlusperioodini, siis see asi muutub võib-olla täielikult. Aga siiamaani on see mul üli hästi toiminud. Ja ma jätkan seda nii kaua, kuni ma saan. Ja eelnevalt ma olen hästi kiitnud näiteks carb cyclingut ja low carbi. Ja ma tunnengi, et nendel aegadel tegelikult need toimisid päris hästi. Ja see ongi selline õppimismoment, et sa proovidki erinevaid asju, kuidas erinevad asjad sul toimivad. Ja et sa jälgid seda, analüüsid ühesõnaga, mis toimub, kas toimub, kuidas sa ennast tunned, kuidas areng on. Ja nii sa saad siis tehagi tulevikus nagu paremad otsused. Ma ei ütle, et carb cycling kuidagi võib-olla halvem oli küll selles aspektis, et need isud olid rasked ja suured, mis mul siis tekkisid. Praegu ma sööngi nagu üli hästi, kõik toimib. Ma saan oma isud täis ja tuju on hea, mis on nagu kõige tähtsam. Ja last meal for today 300 grammi maitstamata kohupiima ja 90 grammi sellist müslit. Ma leidsin selle Rimist. Suht nice, mingi 4 grammi rasva ainult, suht vähe lisatud suhkruid. Aga sellega tõmbabki otsad kinni tänaseks. Kell on 9 ka ja ma pean ruttu tegelikult magama minema, homme kella 6 on juba saalis trennid. Nii et loodan, et teile meeldis see video. Ja võib-olla saite endale mingid ideid, kuidas enda toiduplaani koostada või mingid retsepti ideid. Igastahes näeme järgmises videos. Tšau!